Tere õhtust kõigile, meie Spotlighti saade on algamas ja meil on suur rõõm tervitada oma auväärset külalist, pianist, professor Ivari Ilja. Tervist! Tere! No kuidas siis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor praegu koroona ajal elab? Rektor elab väga tavalist elu. Seni on olnud väga palju koosolekuid, loomulikult enamus neist Zoomis ja seda, et kuidagi elu oleks rahulik, kindlasti öelda ei saa. Aga rõõmustava uudisena ütlen seda, et tegelikult meie majas on juba õppetöö taastumas, eriti siis nendel erialadel, kus distantsõppe tulemust ei anna ja ma olen ise ka juba teinud päris hulga klaveritunde ja sellest on väga hea meel. Aga kuidas veedate aega kui pianist sellel koroona ajal? Ega ma ei veeda kuidagi päeva, et praegu ma veedan seda pianistina, siis rektorina, siis inimesena ja võib-olla veel kellenagi. Aga eks ma natuke olen harjutanud ka kodus ja uurinud ja õppinud ja puurinud Penderecki klaverikontserti, mille esitamiseni on mul veel aega. Aga igatahes selline plaan on ja kuna üldiselt ju ka pärast, kui koroonameetmed ehk leevenevad rohkem veel, siis ega harjutamiseks ikka ju väga palju aega ei jää, nii et eks ma selleks olen ka kasutanud seda aega. Rääkige palun sellest Pendereckist. Kus ja kellega te seda mängite? See tuleb Tallinnas. Nagu te teate, oli ju Penderecki Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia audoktor. Ja sel aastal ta lahkus. Ja me plaanime teha väga pidulikku mälestuskontserti, mis on talle pühendatud ja loomulikult palusime me see kava kokku panna Andres Mustonenil, kes on olnud ju väga lähedalt seotud pikki aastaid Pendereckiga ja siis ta tegigi mulle selle ettepaneku see klaverikontsert mängida. Ja loomulikult mul ei olnud mingit põhjust sellest keelduda. Kas te käisite Andres Mustoneniga samal ajal koolis ka muusikakeskkoolis? Andres Mustonen oli väga suur, siis kui mina olin veel väike. Meie vanuse vahe ei ole väga suur, aga loomulikult, nagu sa ise tead, kui üks on 10-aastane, teine näiteks 16-aastane, siis see vahe on kolossaalne. Ja muidugi mingil ajal me tõepoolest olime samas koolis, aga tema muidugi oli sel ajal niisugune juba suur muusik ja ka kooli ajal juba väga aktiivne, otsimas kõike uut ja leiutamas mida iganes. Nii et muidugi sel ajal meie sugused nagamannid siis vaatasime nende poole alt üles. Aga kas te mäletate, kuidas te just klaveri peale sattusite õppima ka? Ei. Lihtsalt meil oli klaver ja siis mind pandi seda mängima või ma ise äkki läksin ja hakkasin seda mängima. Mingit perioodi ma mäletan, kui ma tahtsin saada dirigendiks. Meil olid isegi dirigendi kepid kodus, mida mu isa kasutas ja mida mulgi meeldis siis kuidagi imiteerida seda dirigeerimisega seotud liigutusi teha. Ma ei tahaks öelda seda nüüd sõna vehkimist. Aga siis vahepeal mulle meeldis ka viiul, ma käisin sellega mööda tuba ringi. Mul on ka mingid pildid, kus ma hästi tähtsa näoga olen hoidmas käes viiulikasti, aga see klaver tuli väga kuidagi iseenesest mõistetavalt ja märkamatult. Minu õde mängis ka viiulit väiksest peale, mulle õudselt meeldis viiulikassi see kamponi lõhn ja ma mäletan veel lapselikult käisin mööda linna ringi ilma kastita ja siis ma just mäletan, kuidas ma kadestasin neid, kellel on kast, et kõik näevad, et nad on muusik. Mitte ainult seda, vaid sinna kastidesse saab panna igasuguseid salaasju, seal on väikseid sahtleid, mis sisaldavad väga põnevaid asju, just nagu sa ütlesidki, need keeled ja kampol, et pianistidel muidugi midagi sellist ei ole. Portfell on ju kõigil. Aga viiulikast või üldse pillikast, kas klarnetikast või eriti veel tšellokast. See on midagi, mida tahaks ka kogeda kuidagi. Aga nüüd on ju vist juba hilja. Aga mingit muud pilli, kas te olete kunagi õppinud natukest aega? Ma olen päris tõsiselt mänginud B-bassi kunagi muusika keskkooli ajal ja see kirg kastas mul päris suureks, nii et ma harjutasin juba seda B-bassi rohkem kui klaverit. Loomulikult mu klaveriõpetaja Eve Paju oli selle pärast mures ja see tal üldse ei meeldinud. Minu selle pasunamängija karjääri tipuks siis oli see hetk, kui muusikakeskkooli õpilast kutsus Tallinna Konservatooriumi puhkpilliorkestrisse mängima Orusaar. Ja see tunne, mida ma siis tundsin, see uhkus, see selline rõõm sellest, et mulle usaldatakse midagi nii
vastutusrikast, see on mul siiamaani meeles. Aga õnneks või kahjuks see asi siiski vajus ära ja põhitähelepanu jäi klaverile. Aga see võiks pianistile kasulik olla. Mina näiteks olen saksofoni mänginud ja ma loodan, et sellest oli kasu. Ja ma arvan, et kõik, mida inimene peaaegu teeb, on kasulik ka pianistile. Sest mis see muusika muud on kui üks keel ja mida rohkem sul on kõik võimalikke kogemusi, siis ükskõik mis vallast, kas muusika, teater, kunst või eludraama, siis seda rikkamaks muutub sinu eneseväljendus siis just selle sinu pilli taga. Aga kas te oma kõige esimest kontserti klaveriga mäletate? Ei. No need olid ilmselt mingid eksamid. Tegelikult ma ühte mäletan, see ei olnud loomulikult kontsert, aga ma olin hästi pisike, võib-olla siis kas 7-aastane või äsja just kooli tulnud ja ilmselt õpetaja ei tahtnud öelda, et nüüd meil on eksam või arvestus või midagi väga tõsist. Ja siis seal vanasti Suvorovi puiesteel, nüüd Kaarli puiesteel, seal vanas majas õpetaja ütles, et lähme mängime ette ühele inimesele. Ja ma mäletan, et see inimene oli Jüri Blink mingil põhjusel. Ja siis ma midagi talle ette mängisin, kuidas, ma muidugi ei mäleta, aga siis ma mäletan, et õpetaja ütles pärast seda, et see oligi eksam. Ja vot see jäi mulle meelde. Ja tõenäoliselt siis taheti mind sellest pingest või millestki sellisest, mis ehk sellise stressiga kaasneb hoida. Ja tõepoolest see õnnestus ka väga hästi. Mõned koolid ju täitsa teadlikult kasutavad selliseid sisseastumismeetodeid just väikestele lastele. Et neil toimub nagu vestlus ja vestluse käigus salaja juba toimub eksam ja siis nad ka pingevabalt. Aga mis te arvate, kas see on õige või peaks sellist, ma ei tea, närvi kasvatama väiksest peale? Ma ei oska sellele vastata, on see õige või vale, aga fakt on see, et mingil hetkel tuleb meie ala inimesed seda tohutut närvipinget ja stressi taluma õpetada. Sest sellest vabaneda ja nagu sa tead, ei ole võimalik. Seda on võimalik ainult kontrollida ja sellega toime tulla selliselt, et oma asi saaks tehtud. Et see ei takistaks, seal ei tekitaks mälu katastroofi või käed ei kuulaks sõna. Et kõigeks selleks on vaja tegelikult last juba selleks stressiks harjutada. Ma ei ole näinud inimest, kes suudaks vabaneda lava pingest või lava närvist. Et see ilmselt ei ole võimalik. Et pigem ikkagi tuleb õppida seda valitsema ja vaatamata sellele. See kunst, see sõnum, see võib ka öelda sooritus, et välja tuleks. Vaatamata sellele tuleb sellega hakkama saada. Ma kunagi ammu esinesin, mäletan Tallinna Raekojas Valgevene lauljatega. Üks laulja oli hästi suur Vorostovski fänn veel ja hiljem ta tutvuski Vorostovskiga ja Vorostovski nagu aitas ka tema karjäärile kaasa. Ja siis seal kontserdil ma mäletan oli üks proua, kes ütles, et ta elab Moskvas ja ta oli teie ansambli õpetaja muusikakeskkoolis. Siis ta rääkis teist sellist lugu, et päris tihti te juba noore poisina tulite pärast oma koolipäeva tema klassi, mingi uus noot käes ja ta rääkis ka seda, et te mängisite läbi praktiliselt terve raamatukogu just sellest ansambli lugudest. Ja jääb mulje, et kas siis... Kes see õpetaja olla siis? Kas ta oli Tallinna muusikakeskkooli õpetaja? Jah. Äkki see oli Siiri Niilend? Äkki oli. Jah. Mingi aeg tõepoolest mind väga huvitas lehest mängimine, 4 käel mängimine. Ma mäletan, ma sundisin oma isa kogu aeg mängima eriti Beethoveni esimesi varasemaid sümfooniaid, kuna nad on natuke lihtsamad kui hilisemad. Need on sellised väga head väljaanded, kus siis vasakul pool on alumise partii lehekülge, paremal siis ülemise partii leht ja lõpuks isa tüdines sellest nii ära. Alguses ta muidugi mängis paremini kui mina, aga need kohad vahetusid üpris ruttu ja siis mul enam ei õnnestunud seda teha sundima, aga Siiri Niilenderiga me mängisime, ma käisin vist talle päris tüütult peale ja võimalik, et talle endale ka see meeldis. Nii et temaga sai väga palju asju läbi mängitud. Ja ma just mõtlesin ka selles mõttes seda küsida, et tundub kuidagi, mulle tundub isiklikult, et just kui tollel ajal, kui kuulata kõik neid mälestusi lugusid, seda õppimist võeti väga tõsiselt, seda pillimängu õppimist, et see oli nagu terve elu ühele noorele. Võib-olla sul on õigus, aga tegelikult see elu oli ju ka hoopis teistsugune. Õieti seda elu ju ei olnudki. Tegelikult ega ei olnudki sel ajal midagi eriti teha. Minna õue, teha ulakust, joosta, kakelda, aga kõik need võimalused, mis on tänapäeva lastel ja noortel vaba aja sisustamiseks, neid ju tol ajal puudusid. Mina tegelesin vahepeal veel fotograafiaga, mul on olnud isegi oma näitused sellel alal,
aga jah, see oli väga kitsas see trajektoor, mida mööda noored ja lapsed liikusid kodust kooli, loomulikult siis koduülesanded ja harjutamine ja ega neid kiusatusi või seda, mida oleks siis selle asemel saanud teha, tol ajal palju ei olnud. Seetõttu praegu väga tihti räägitakse, et lapsed ja noored, nad ei saa keskenduda ja nad on hästi püsimatud. Lihtsalt see keskkond, kus me elame, on hoopis teine ja selles praeguses maailmas olla keskendunud millelegi ühele väga kitsale või pühenduda millelegi väga jäägitult on ikkagi üpris raske ja nõuab väga suurt siis kas tahtejõudu või juba siis tõepoolest suurt kutsumust. Aga kas me peaksime kuidagi siis muret tundma ka nüüd nagu tulevaste põlvede juurde? Vaata, suurt muret noore põlvkonna pärast tunti juba Vanas Kreekas. Ja nagu sa tead, pole siiamaani nagu ka eriti midagi juhtunud. Nii et ma arvan, et loomulikult me tunneme suurt muret järelkasvava põlvkonna pärast ja kindlasti hakkavad ka nemad kunagi tundma suurt muret siis nende järgmiste põlvkondade pärast. Aga jah, ma arvan, et igal ajal toimuvad mingid oma selged protsessid ja inimene peab suutma nendega kohaneda. Ja me ju selliselt olemegi loodud, et me üldjuhul oleme selleks võimelised. Ja kui me selleks võimelised ei ole, siis sa tead, mis meiega juhtub. Ja siis pärast meie akadeemiat läksite õppima Moskvasse, kus siis oli ju nagu täiesti maailmatasemel mängijad, õpetajad, õpilased, igat tundi kuulas seal hästi paljusid õpetajaid kaasas, ühesega pinge oli suur, oli vist üks niimoodi? Vaat, kui sa oled ikkagi mingi 20-aastane, siis see pinge on ka teistsugune või sa suhtud maailma kuidagi kas kergemeelsemalt või pisut nooruslikumalt võiks öelda. Aga jah, muidugi see oli sellel ajal nagu maksimaalne võimalus. Ega välismaale selles mõttes, et kas Londonisse või Pariisi või Berliini tol ajal ükski nõukogude inimene õppima minna ei saanud. Mingid üksikud juhtumid olid. Aga ma olen väga õnnelik selle üle, et ma sain seal õppida. Tõepoolest seal oli fantastilised õppejõud, superprofessionaalid, oma ala, maailma tipud nii õpetajatena kui ka suur osa neist interpreetide, muusikutena. Ja loomulikult oli seal siis, võiks nii öelda Nõukogude Liidu paremik, need, kes sinna olid siis vastu võetud. Ja see tegelikult lõi niisuguse väga konkurentsi tiheda, heas mõttes loomingulise õhkkonna, oli alati kellega rääkida muusikast, kellega rääkida kas või oma pianismist või parajasti lahendatavatest probleemidest. Ja muidugi oli see ka väga hea elukool. Moskva sel ajal oli üldse väga selline pulseeriv ja seal oli väga palju sellist, mis tänapäeva inimesele tundub lihtsalt kole ja häiriv ja puudust ja hoolimatust ja kui näiteks võrrelda nüüd tänapäevase kõrgharidusega, kus me tegelikult eriti just Euroopas taotleme ikkagi seda, et õpetus oleks õpilase keskne, et tudeng tunneks, et kõik see, mis toimub, on ikkagi tema just huvides, et anda talle võimalikult hea haridus, siis seal loomulikult meie õppejõud suhtusid meisse väga hästi, hoolisid meist ja tegid endast parima, aga institutsionaalselt loomulikult mingit halastust või poputamist ei olnud. Kui ikkagi keegi hakkas midagi virisema, siis öeldi, kui ei meeldi, astu minema. Sest et kuna sinna oli juba niigi olnud nii raske pääseda, siis jah, ühest küljest see oli nagu selline privilegeeritud koht, aga samas oli ta ka omamoodi julm, halastamatu ja tundsid ennast niisuguse mutrikesena seal. Et tudeng selle aja, vähemalt seal Moskva konservatooriumis, ma ei tea, kuidas teiste tolle aja õppeasutustega oli, tundis ennast ikkagi väga pisikese putukana seal. Kas seal öeldi ka niimoodi, et professori tund tuleb välja teenida? Seda ütles lausa, rääkis professor Konostaeva alati. Teie professor? Jah, see oli tema seisukoht, mis muidugi tänapäevases maailmas tunduks kujuteldamatu. Aga jah, ta leidis, et kui tudeng ei ole piisavalt tööd teinud, harjutanud, ette valmistanud, siis ta järgmist tundi professoris niipea ei vääri.
Kas siis tuli assistent? Siis ta ütles, et mine assistendi juurde või lihtsalt harjuta või mida iganes, et kohtume kevadel. Oli ka selliseid tudengeid, kellele ta niimoodi ütles. Minul õnneks vedas, ma muidugi pingutasin ka ja tol ajal ikkagi kuidagi professor sai, ma arvan, et see ei ole siiski õige, aga ikkagi olid professoril sellised tudengid, kellega ta vaeva nägemist pidas kuidagi tulemuslikumaks ja siis nendesse ka panustati, nendele tõepoolest ei loetud tunde, nii kaua tehti tööd, kui siis tulemuseni ka jõuti. Ja kas teie olite üks neist? Õnneks jah. Ja kui pikk siis kõige pikem tund oli? Ma mäletan, üks tund hakkas natuke pärast 4, õhtuli oli planeeritud siis tunni ajasena ja lõppes 3:10. Ja muidugi kõik need teised, kes siis pärast mind pidid tunnis olema, need jäid lihtsalt tunnist ilma. Aga siis, ma ei tea, seda vist ei sobi enam rääkida, aga ma olin nii väsinud ja kurnatud, et ma läksin WC-s ja nutsin seal. Pisarad voolasid 20-aastase inimese silmist, aga need ei olnud sugugi mingid meeleheite pisarad. Loomulikult ma õppisin alati tohutult nendes tundides, aga see ikkagi olla nagu piiri peal mobiliseeritud nii pikka aega järjest ja kogu aeg sust midagi tahetakse, sa pead kogu aeg mingisuguseid uusi ülesandeid täitma mingite väga keerukate asjadega, nagu sa tead, klaverimängus neid on, hakkama saama ja seal istub samaaegselt juures veel mingi 30 inimest. Et see oli omamoodi, jah, tõesti elukool. Aga kas üks õpiline võtab oma õpetajalt siis õpetamismaneere üle ka, mis te arvate? Ja mina olen teadlikult kontrollinud, et ma ei võtaks üle neid maneere ja kuna ma olen siiski õppinud mitme õpetaja juures, siis ma oma õpetajatöös olen lähtunud võib-olla oma isikust ja oma isiksusest. Jah, kuna sa ise oled ka mu õpilane olnud, siis sa tead, et ma võib-olla peaksin ja võiksin ja olema rangem. Et tegelikult need õpetajad, kes mind on õpetanud, on suuremas osas olnud tundvalt rangemad kui mina. Aga ma siiski olen olnud seda meelt, et kogu aeg kuumust anda ei tohi, et see pedagoogilises protsessis peab toimuma see niisugune kuum-külm vaheldumine, et jah, aeg-ajalt tuleb inimesele anda selliseid üpris valulikke signaale või isegi emotsioone, aga tavaliselt nad siis käivitavad mingisuguse intensiivsema otsinguprotsessi või lihtsalt panevad rohkem harjutama ja siis muidugi tuleb kohe kiiresti neid tulemusi juhul, kui nad ilmnevad, kindlasti märgata ja kiita. Aga me kõik teame ka, et samal ajal, kui te õppisite Moskvas, teil algas ka koostöö siis Arhipovaga. Jah, see oli ka üks väga ilus aeg. Need olid suurepärased kontserdid, suurepärane muusika ja muidugi selline suurepärane kunstnik, kellega koos tegutseda, see oli ju lihtsalt tohutu kool. Ja praegu nüüd tagantjärele ma olen vahel päris tihti mõelnud selle aja peale ja nüüd alles aru saanud, kui palju ma tegelikult sellest sain, kui palju targemaks ma sain, kui palju kõike õppisin ma temalt seda, mida ühestki koolist ei saa. Ja muidugi ma olen talle väga tänulik selle eest, sest ta oli ülimalt kannatlik ja ta iialgi mind kuidagi ei üritanud paika panna või oma tahtmist peale suruda. Väga delikaatne, nii ma ise tagant järele imestan, et see üldse nii toimus. Aga jah, meil oli 15 aastat väga, väga viljakas koostöö, mis tegelikult võib-olla takistas siis just minu seda klaveri harjutamist ja soolotegevust, aga minu huvi tegelikult oligi kõige tugevam just selle lauljatega esinemise ja lauljatega töö järele. See muusika meeldis mulle kõige rohkem, ma alati olen tundnud ennast kõige paremini selles valdkonnas ja niisugust solisti tungi, et nüüd ma lähen kohe üksinda sinna lava esimesele servale ja siin ma nüüd olen ja mängin teile klaverit. Loomulikult ma olen seda ka palju elus teinud, aga niisugust mootorit mul nagu ei ole, et pigem kõik see sooloelu, mis mul on olnud, see on kuidagi iseenesest kujunenud ilma minu aktiivsuse sekkumiseta. Ja muidugi ka see kontsertmeisteril täpselt samuti. Lihtsalt võib-olla on natuke vedanud selles mõttes, et
et mul on olnud võimalik midagi valida ja midagi siis ka tegemata jätta. Võib-olla see on ka siis minust teatud laiskuse välja kasvatanud, et midagi on ikka elu mulle alati toonud. Aga mis teile eriliselt just selle laulu ja klaveri kõlaga, mis teile eriliselt meeldib selle juures? Ma arvan, et klaver pillina on ju üks erakordsemaid inimeste leiutisi. Eriti see tänapäeva klaver, mis võimaldab ju praktiliselt luua lõpmatu hulga kõikvõimalikke kõlavärve ja kõlapilte, kõlakujundeid ja inimhääl, eriti kui ta on hästi koolitatud ja seda osatakse kasutada, siis see on ju ka midagi, millest kaunimat on raske ette kujutada. Ja need kaks koos moodustavad millegi, ma ei ütle, et mulle ei meeldiks inimhääl koos orkestriga, aga just klaveriga saavutab ta mingi erilise väljenduslikkuse. Me võime ju mõelda väga laialt vokaalloomingule, mis on kirjutatud häälele ja klaverile ja sellest, et selline imeline koos mõju eksisteerib, on ju aru saanud nii Schubert, Schumann, Liszt, Rahmaninov, Tšaikovski ja veel väga paljud teised, Brahms, Wolf, kes on kirjutanud köidete, Richard Strauss, köidete viisi muusikat häälele ja klaverile, nii et üldiselt sa küsid väga sellise ilusa küsimuse, sellele peaks väga pikalt vastama, aga tegelikult sellele vastata õieti ei saagi, et võib-olla see on maagia, mis sünnib klaveri ja inimhääle koosluses. Ma lugesin just intervjuust, et väga huvitavalt öelnud, et selline nii-öelda nagu täiesti lõpuni koolitatud lauljal võib olla ka teatud piiratus enda avada siis publiku ees, et kas tal on teatud kammitatus ja võib-olla selline loodusand, kes nii palju pole just koolitatud, et selle võib üks pianist väga kõrgele siis nii-öelda coachida. Ma vist päris niimoodi ei ole seda mõelnud, ma ei tea, kus sa oled seda lugenud, aga see, mis puudutab lauljaid, siis hääl ja hääleaparaat ja hääletehnika peab olema muidugi koolitatud viimseni täiuseni, selleks, et saavutada siis see tõeline mõju ja tõeline efekt, aga see ilmselt, mida ma mõtlesin, tähendas seda, et kui lapsest peale inimene saab väga tugevat üldist muusikalist haridust, siis kui temas on loodud kõik need kõlakriteeriumid ja ta on selle suure muusikaga juba lapsest peale kokku puutunud ja ta on saanud väga hea muusikahariduse, siis see võib kammitseda teda just sel hetkel, kui ta seda oma häält siis üritab leida või avada või õppida, sest kahtlemata keegi ilusat häält ju kohe algusest peale kunagi ei tee. Et see periood või see aeg, kui see kõlab tegelikult koledasti või mitte väga ilusti, et see tuleb üle elada ja võib-olla siis, kui sellele eelnev niisugune väga pikk ja sügav muusikaline haridus, siis see võib takistada, aga muidugi ma võin tuua ka vastupidiseid näiteid, näiteks Luciano Pavarotti, praktiliselt muusikaharidus minimaalne, ta laulis kirikukooris ja väidetavalt isegi ei olevat osanud noote korralikult, aga kuna tal oli niivõrd fantastiline mälu ja hääleaparaat oli viimseni paigas, siis talle pidi lihtsalt paar korda ette mängima ja siis tal lihtsalt jäi meelde ja selles mõttes tema on seda tüüpi näide, aga kui me toome kohe kõrvale näiteks Montserrat Caballé, kes sai väga hea pianisti hariduse ja väga korraliku muusikalise hariduse, siis muidugi tema laulus kostab see ikkagi välja, see mis seal kõik enne on olnud ja eks neid on veel, Shirley Verrett ja Grace Bambury ja nii et selliseid lauljaid, kellel on tugev muusikaline eelharidus, neid on ka olnud, nii et siin mingit seaduspära ei ole, aga ma arvan jah, et inimene, kes on õppinud näiteks viiulit või klaverit 5-aastasest peale ja siis kuskil 12-13 aastasena proovida esimest korda või isegi veel hiljem seda soololaulu, et see nõuab teatud siis eneseületust. Aga kui sellest saab üle, siis kindlasti on see okei. On ka öeldud, et Arhipov oskas kuidagi talenti näha välja. Et märkas teid ja ma olen kuulnud ka, et Forstovskit märkas tema ja... Ma ei tea, kas ta nüüd märkas, minul on muidugi väga hea meel, et ta mind märkas siin Tallinnas kunagi Klinka konkursil, aga tõepoolest tema oli ju selline väga väljapaistev lisaks suurepärasele
laulmisele, oli ju ta ka selline ühiskonnategelane, ta korraldas konkursse ja oli žüriide esimees ja tõepoolest sealt tema konkurssidest on kõik võitjatena läbi käinud Borodina, Vorostovski, Tšernov, Netrepko ja neid on veel ja veel, mul lihtsalt praegu kõik nimed ei tule meelde, et ju ta siis ikkagi oskas nad üles leida ja mitte esimesest voorust siis välja jätta, kui nad ikkagi lõpuks jõudsid lausa esimese preemiani, sest väga tihti juhtub ka vastupidist. Teie ise käisite ka mitmetel konkurssidel, väga suurtel konkurssidel, näiteks nagu Varssavi Chopini konkursil. Tulite tagasi diplomiga. No kuidas tollel ajal Varssavis, mida see Varssavi inimestele see tähendas, see Chopini konkurss? See oli tohutu sündmus muidugi seal Varssavis ja seal oli siis toimunud mingid eelvoorud ja koha peal osales 240 pianisti. Ja siis linn oli nagu mingisuguses jalgpallimatš, näiteks oleks toimunud linnas kohvikutest, kostis signatuurina see B-moll scherzo algust ja siis kui raadiosse tuli kõik jäid seisma ja kuulasid nagu rindeteateid, mis seal Chopini konkursil on vahepeal toimunud. Et see on tõepoolest poolakatele ülioluline. Minule muidugi see tohutu ažiotaaž ei meeldinud, mind see kaotlemata kammitses ja ei meeldinud mulle see üldse selles osaleda, aga lihtsalt elu nii kuidagi läks, et ma seal osalesin, aga mingit naudingut ma sellest küll hetkekski ei tundnud. Kui ma sealt minema sain, siis mul oli väga hea meel. Aga ma tean ka see, et Vorostovski karjääri läks ju mingis mõttes ka paljuski tänu teile käima pärast Cardiffi konkurssi, mida te võitsite koos. Kas sellel konkursil koos lauljaga oli siis teistmoodi tunne osaleda? Loomulikult mitte tänu minule, tal ei alanud seal mingi karjäär, vaid ta lihtsalt võitis ülekaalukalt selle Cardiffi konkurssi. See oli teine konkurss pärast esimest konkurssi, mida sai alguse Karita Mattila, Soome suurepärase soprani. Nüüdseks lõppenud, aga väga-väga pikki aastaid kestnud suurepärane maailmalavade karjäär. Ja jah, ei loomulikult seal mul närvipinget ei olnud, seal oli mul närvipinge pigem ikkagi selle laulja pärast. Et see on nagu hoopis teistsugune tegevus ja see oli pigem nauding. Aga Chopini muusikat, me kõik teame, kui seostatakse teiega väga palju. Mida siis Chopini muusika teile tähendab? Väga palju, kui nüüd lihtsalt öelda. Kui sa ütled, et sa midagi armastad, siis mida see sulle tähendab? Lihtsalt ma olen seda muusikat armastanud, tema loomingul on mingisugune otsetee minu hinge. Ma leian sealt kõike seda parajasti, mida mul elus vaja on, rõõmu, lohutust, õnne, mida iganes. Ja pianistina, selle muusika esitajana pakub ta mulle ka tohutult palju. Nii et kuidas seletada armastust, kui me oskaks seda teha, siis võib-olla oleks elu igavam. Aga jah, tähendab muidugi väga palju. Üks mu lemmikuid, suuri lemmikuid. Aga miks on teda nii raske mängida? Siin on ka erinevaid seisukohti. Ma tean inimesi, kes arvavad, et üldse ei ole raske mängida Chopini. Need on ka klaverimängu professionaalid ja siin on väga erinevad seisukohad. Tavaliselt inimene ütleb just, et raske on mängida seda, mis talle ei ole loomuomane. Ma tean inimesi, kes näiteks ütlevad, et Beethovenit on väga raske mängida, aga Chopini on väga lihtne mängida. Et mina siin üldse raske või kerge kategooriat ei kasutaks. Ikkagi lõppkokkuvõttes, kui sa midagi esitad, siis see tõlgitseja vastutus on minu meelest nii oluline, et kui sa ikkagi lavale lähed, siis pead üritama esitama seda muusikat ja valima ka seda muusikat, kus sa usud, et sinu loomus võimaldab sellel muusikal kõige paremini kõlama hakata ja siis nende inimesteni, kes saalis on jõuda. Et seetõttu ongi nii, et ühed mängivad pigem barokkmuusikat, mõned, kellel on niisugune väga hea loomulik pulsitaju, nõtke, dirigendi alge, need mängivad Beethovenit, Viini klassikuid, niisugused mingi teise temperamenditüübiga eelistavad romantilist muusikat, nii et, aga see kõik toimub kuulajate huvides, sest et minna eksperimenteerima publiku, et võib-olla ei ole kõige eetilisem. Aga mida te ise eelistate? Kas näiteks siis romantilist muusikat või siis just seesama Beethoven ja Viini klassikuid? Siin on mitu tasandit. Kuna ma õpetan ikkagi päris palju, siis õpetada tuleb kõike.
ja loomulikult on polüfoonia ja Viini klassika see nii-öelda kõige vundament. Ka varajasem muusika, sellega kokkupuude on väga oluline ja sinna peale siis tuleb ehitada juba kõik see, mis puudutab siis romantilist muusikat ja ka kaasaegsemat. Ja nagu sa ise väga hästi tead, kui laps hakkab klaverit mängima, siis ta kõigepealt mängibki rahvalaule, siis tulevad niisugused palakesed, Anna Magdalena Bach ja muidugi siis romantilise muusikani, kus võib mängida vabalt, kasutada rubatot, mitte kindlalt pulsis, selleni jõutakse ikkagi tundvalt hiljem. Et selle aja jooksul siis inimese see loomus võib-olla siis ka selles osas jõutakse järeldusele ja ta ise ka leiab siis selle, mis on talle kõige lähedasem. Ja kui ma nüüd endast räägin, siis jah, mulle meeldib mängida romantilist muusikat, kuigi ma olen mänginud ka igasugust muud muusikat, aga minu kõige suuremad ikkagi lemmikud on tõesti Chopin, Brahms, Schumann ja muidugi siis vokaal, kammermuusikas Tšaikovski, Rahmaninov, Richard Strauss, ka Brahms muidugi. Nii et Richard Straussil kahjuks klaverile on mitte väga palju muusikat ja see, mis on, see on tõepoolest väga, väga eriline, väga raske, aga ta võib-olla ei ole just see Richard Strauss, mille pärast me teda armastame, mis on siis kas Roosikavaler, Salome või sümfoonilised teosed, nii et siin on oma, aga ma arvan, et Richard Strauss oleks ka kindlasti üks lemmikuid, kui tal oleks midagi sellist veel rohkem klaveril. Ma just mõtlen, mul tuleb meelde Richard Straussiga ja klaveriga Mart Argerich, kes mängib suurepäraselt ju tema seda. Ja te olete Mart Argerichiga vist ka kohtunud, eks ju? Mingitel niisugustel mööda minnes jah, aga üks huvitav kogemus mul tõesti oli, kus ma oleksin võinud temaga kohtuda, aga ma lõin kartma. Ja see oli kunagi hästi ammu ja ma mängisin Peterburi Filharmoonia suures saalis õhtul Mozarti C-moll klaverikontserti. Ja päeval oli seal just Mart Argerichi kontsert. Minu meelest see oli tšellistiga, nad mängisid kammermuusikat ja siis ma sealt rõdult kuulasin, kuni see kontsert lõppes, see oli siis pigem tudengitele ja niisugune hea tegevuslik, sest see oli mingid väga hallil ajal, 1990, mingisugust algust, kõik see oli selline ebamäärane. Võt sa sündisid, õnneks sa ei näinud neid aegu, aga see oli omamoodi raske aeg. Ja ma kuulasin selle ära ja siis, kui nad olid lavalt ära läinud, siis ma loomulikult olles mures oma kontserdi pärast läksin laval harjutama. Ja siis sealt lava tagant tuli üks mees, kes küsis, et Mart Argerich küsib, kes siin mängib, et kas te ei tahaks temaga tutvuda. Aga minu jaoks oli ta täielik ebajumalus sel ajal ja ta on seda ka muidugi praegu. Ja ma nagu hetke mõtlesin ja ütlesin valesti, mõtlesin, et oi, et ma parem ei lähe. Ja see oli niisugune, sa küsisid tutvumise kohta, aga selliseid, ma olen puutunud kokku hilisemalt mingid lihtsalt mööda minnes, aga jah, niisugust isiklikku kontakti ei ole. Ja võib-olla see ongi hea, sest see, mida ma tema muusika kaudu tunnen, loodan, et see kõik ongi nii. Aga kas te olete näiteks tutvunud Svjatoslav Richteriga? Jälle sa ütled väga suureliselt, et kas ma olen tutvunud, aga jah, ma olen temaga kokku puutunud ja see oli ka üks päris huvitav lugu. Ma arvan, et see oli mingi 1980 või 81. Toimus esimene kontsert. Richter tegi festivali Puškini muuseumis. Moskvas selle nimi oli Dekabrski večera ehk siis detsembri õhtud ja sellest kujunes üks väga kuulus festival, mis kestis ma arvan, et ikka mitu aastakümmet, kus ta ise mängis ja kuhu ta kutsus maailma tippesinejaid. Ja nii naljakas, kui see ei ole, esimene kontsert, mis sellel festivalil toimus, oli just meie kontsert Irina Arhipovaga. Ta kutsus meid sinna esinema ja sellest on ka mingi video olemas,
kuskil YouTube'is, kus me seal esineme ja siis näiteks, kus Richter istub saalis kõik seal mingid kommentaarid all, aga pärast siis seda oli meil niisugune kena tee joomine. Siis seal oli siis Niina Lvovna ehk Richteri abikaasa, Richter ise, Arhipova, mina ja siis selle Puškini muuseumi legendaarne direktor, kes vist praegu on 100-aastane või ikka veel direktor seal, mul lihtsalt praegu nimi ei tule meelde. Ja muidugi ma olin niisugune nagamann seal ja eriti ma midagi ei rääkinud, aga igatahes see oli väga huvitav jutuajamine. Richter näiteks ütles seal, et ta kuuleb kõiki pooltooni kõrgemalt ja seetõttu tal on väga raske mängida, et ta vaatab oma käsi, näeb, et ta vajutab fa, aga kuuleb, et see on faadi ees ja enne tal oli olnud siis absoluutne kuulmine. Ja ma olen ka kuulnud, et selliseid asju juhtub, et võib-olla see oli ka üks põhjus, miks ta hakkas hiljem siis nootidest mängima. Ja siis veel oli juttu kõikvõimalikel niisugust small talki, aga siis millegipärast läks jälle Chopini peale jutt ja tema siis väitis, ma ei tea, kust see info tal pärines, üldiselt ma olen seda veel mujalt ka kuulnud mitmelt poolt, kui tõele see vastas, oli see, et Chopin läks George Sandiga siis oma tolleaegse elukaaslanaga tülli seetõttu, et George Sandil oli ju 2 last, oli poeg Maurice, tütre nimi mul praegu ei tule meelde. Ja siis see Maurice soovis teatud kohta kanast saada, ehk siis seda saba osa, mida näiteks mina üldse ei salli. Ja Chopin ka soovis seda. Ja George Sand andis selle siis Maurice'ile. Ja sellega siis oli Chopin tõusnud püsti, löönud nii-öelda taldriku ümber ja lahkunud. Et sellega olid neie suhted siis lõppenud. Kui tõsi see on, aga vähemalt sel ajal Richter sellest rääkis niisuguse väga suure huumoritundega ja ta oli üldse väga omapärane, sest et tema mäng on ju erakordselt jõuline, kui sa oled kuulnud, eriti need, kus ta on kuni päris kõrge jaani, see on ikka meeletu energeetika, mis tema mängust on, nagu õhkub, pluss veel see tehniline erakordne just ka laetus. Aga tema jutt oli niisugune hästi sellise peenikese häälega ja niisugune kuidagi hästi rahulik, et see konflikt jäi mulle ka meelde, sest loomulikult ma teadsin tema lindistusi ja ma olin ka tema kontsertidel käinud. See oli nagu selline tulevärk kogu aeg, et inimesena ta oli teistsugune või vähemalt ta ei näidanud seda siis välja, mis tal seal sees on. Ma küsin jälle hästi egoistlikult oma lemmikpianistide kohta, aga kas te Pletnjoviga olete ka tutvunud? Jälle sa küsid tuttav, aga Pletnjov sellel, kui mina õppisin kontsist, ta töötas assistendina Vlasenko juures ja loomulikult me vahel vestlesime ja väga pealiskaudselt, tervitasime loomulikult, vahel ta käis mind ka kuulamas. Üks oli päris anekdootlik lugu. Ma mäletan, see oli mingisugune kas konkursi eelvoor ja ma mängisin seda H-moll etüüdi oktavitega Chopini opus 25 ja siis tuli ta mind õnnitama, et oi, väga hästi mängiti, et mina neid üldse ei suuda neid oktavit mängida, aga muidugi see oli täielik jama, sest tal on suurepärased oktavit, tema mäng on ju selle kohta isegi ei saa öelda, et kas sellel on mingi klass, et see on nagu tegelikult omaette juba universum. Aga selliseid omapäraseid kohtumisi veel, ta oli väga kinnine inimene, Lauri Väinmäe käis tema juures lausa tunnis, kindlasti tema oskaks temast rohkem rääkida. Ta oli väga selline, näiteks kui koridoris temaga kohtusid, siis ta andis kätte ja ütles, очень рад вас видеть. Et sel ajal midagi sellist keegi ei öelnud, see tähendab, et suur rõõm on teid näha. Aga mida see tähendas või tema käitumismaneer oli pisut teistsugune. Aga muidugi kõik me pidasime teda siis juba geeniuseks ja ma olin ka kuulasin, kui ta võitis selle Tšaikovski konkurssi. Tema on ikka üks täiesti erakordne pianist. Aga kes veel teie õpingute ajal on sellised erakordsed pianistid, keda me võib-olla praegu... Ivo Pogorelitš oli siis just lõpetamas ja neid on tohutu hulk, ma ei hakka kõiki neid praegu siin üle lugema, aga neid niisugustest megastaaridest veel siis oli Ivo Pogorelitš, Tang Taishon oli just siis ka lõpetanud seal õpingud ja... Kas Andrei Gavrilov võis ka? Gavrilov oli ka siis juba maailma staar ja
ja tema abikaasaga, esimese abikaasaga Aida Gavrilovaga me koos õppisime ja me temaga oleme väga heades suhetes siiamaani. Tema on tegelikult makedoonlanna siis tollasest Jugoslaaviast ja tema elas meil ühiselamus, mingi aeg, ma ei tea, kas nad siis juba olid lahutanud või millest see tingitud oli, aga Gavrilov oli tuntud selle poolest, et ta kutsus endale kõik külla ja siis pani peale oma Tšaikovski klaverikontserdi lindistuse ja küsis, et kas keegi veel paremini seda mängib ja kõik pidid siis kiitma. Üldiselt tema nendest nii-öelda pidudest väga vaimustatud ei oldud, sest ta oli väga enesekeskne, mida ta on ka praegu. Ta on mul Facebooki sõber ja väga huvitav on tema postitusi lugeda, aga niivõrd enesekesksel inimesel kindlasti on raske maailmas toime tulla, aga tal on seda jõudu ja energiat nii palju, et ta kindlasti saab hakkama. Mina olen temaga ka paar korda kokku puutunud, kunagi isegi mänginud ette ja siis ma mäletan täpselt sellist hullunud jõud või mis tal kuidagi oli. Vaat selle ühiselamuga mul tuleb mingisugune lugu meelde, mis ma kuskilt kunagi kuulsin. Et teile olla seal kogu ühiskonna või selle kogu ühiselamu seltskonnale öeldud, et nüüd tuleb minna Vaksalisse ja kapsaid ümber laadima. Kas selliseid nagu nii-öelda tänapäeva mõttes täitsa ette kujutatumad lugusid siis Moskvas 80-ndatel juhtus tihti? Jaa, see oli päris mitmel korral. See siis õhtul tuli mingisugune väga selline oluline teade, et kõik tudengid on kohustatud minema. See ei olnud Vaksal, vaid see oli, seda nimetati köögivilja baas. Ja see köögivilja baas oli siis selles Krasnopresnjski rajoonis niisugune tohutu suur maa-ala, kuhu siis rööpmetel saabusid üle suure Nõukogude Liidu siis vagunid nende kõikvõimalike köögiviljadega. Ma tean, et siin olevat ka ananasside ja banaanidega vaguneid tulnud, aga neid kunagi meid laadima ei lastud. Kusjuures ma võin sulle öelda seda, et tol ajal süüa banaani või ananassi, see oli unistus. Neid ei olnud võimalik ühestki poest osta, need läksid ilmselt mingisse partei kanalitesse kohe. Aga jah, siis tuli see kutse, et nüüd kõik peate öösel minema, seda nimetati Zatarivet kapustu, mis tähendas seda, et seal olid hästi suured võrgud ja siis pidi vagunitest võtma need kapsad ja panema sinna võrkudesse ja need olid siis hästi suured pikad, niisugused, ma ei tea, sinna mahtus ikka hulga neid kapsaid ja sõlme peale tegema ja siis hunikusse panema ja siis järgmised kapsad siis võrku panema. Ja selleks hoovaks, kuidas siis need tudengid sunniti kõik sinna öösel neid kapsaid laadima minema, oli siis see, et need, kes ei läinud, seal toimus uksel väga tihe kontroll, siis need kaotasid õiguse osaleda rahvusvaheliste konkurside eelvoorudes aastaks. Loomulikult kõik suurepärased viiuldajad ja mida tugevam erialas olid, seda kindlamalt nad sinna pidid minema, sest et kui neil oleks olnud soov siis osaleda, kõigepealt olid ju konservatooriumi eelvoor, siis oli üleliiduline eelvoor, et pääseda siis üldse välja siis sellele konkursile, et siis kaotati see õigus neil osaleda ja see oli muidugi väga suur, väga oluline tudengite jaoks, et see õigus neil jääks. Muidugi, kui tõsiselt me seal töötasime, ma arvan, et see kuidas me töötasime, oli ka üks põhjus, miks see Nõukogude Liit oli selline, nagu ta oli, sest ma arvan, et igal pool tehti seda tööd just täpselt samamoodi, nagu meie tol korral seal Avašnaja baasa oli selle nimi, siis, et see oli pigem töö imiteerimine. Aga igatahes sellest kõrvale viilida ei olnud võimalik. Ma olen ka mõelnud, see on võib-olla selline lapsik küsimus, aga teil olete olnud ju alates Arhipoga koostöös suhteliselt lakkamatult kogu aeg maailmalavadel. Mul on siin Carnegie Halli särk seljas. Carnegie Hallis te olete esinenud korduvalt ja isegi Carnegie Hall Presence'iga. Kas sellega kuidagi võib ära harjuda ka, et olla kogu aeg kõige parema akustikaga saalides, kõige paremate solistidega, kõige parema vormiga, kõige paremate esitustega? Või on iga kord jälle nagu... Mis mõttes harjuda selles mõttes, et närvi ei oleks või? Või kuidagi jälle selles suures saali, mina vaatan nagu Tempel, see Carnegie Hall, aga tundub jälle, et seal peabki kontsert olema. Muidugi on ju väga tore seal esineda. Ja mitte ainult sellepärast, et see saal on nii hea, vaid seal kõik see muugi korraldus. Näiteks kõik see, mis seal lava taga on, kuidas sulle öeldakse, et nüüd lähme lavale, kuidas kõik sinu soovid seal siis
noh, ma ei ütle rahuldatakse, loomulikult on ju mingid piirid lõpuks tulevad ette, kui sa hakkad pirtsutama seal liigselt, aga kõik niisugused mõistlikud palved alati leiavad väga hea lahenduse. Näiteks ma mäletan, ma olin üllatatud, ükskord läksin jälle sinna artisti ruumi, seal on šampanjapudel ja kiri. Ja siis teen lahti, õnnitleme, te esinete 5. korda Carnegie Halli selles Stern auditooriumis. Noh, nii et see on oma niisuguste traditsioonidega paik ja seal on kõik väga selgelt reglementeeritud, näiteks, noh, sa ju tead, eks ole, need afišid on kõik ümber maja, iga päev need aknad kõik tehakse lahti ja tõstetakse need kuulutused siis lähemale sinna peauksele, nii et sel päeval, kui sul on see kontsert, siis ta on just seal peaukse juures ja noh, kõik see ajalugu, mida sa võid seal tunnetada. Ja eks neid saal on ju veel väga suurepäraseid ja muidugi siis, kui seal on see hea akustika, ega nüüd Carnegie Hall ei ole sugugi mingi väga super akustikaga, kuigi ta on tõesti väga hea, aga Ameerikas on palju paremaid kohti akustika mõttes. Aga see on mingisugune väga pidulik ja mingi suur aukartus on nendes paikades. Ma tahaks kuidagi hästi ilusti öelda, aga mul ei tule sõnu, et see on, noh, võib-olla õnn võiks öelda selle kohta, et kui need kogemused on, siis ja see saali täis inimesi ja kõik see, mis sinusse alles jääb ja loodetavasti siis ka nendesse kuulajatesse, et selles on midagi nii olulist minu arvates ja jah, võib-olla tõesti pühalikku, et aga kuidas sellega harjuda, loomulikult selleks, et mitte liiga närvi minna ja seal, et käed ei hakkaks värisema ja selleks on vaja kogemust ja seda ju on ka kogunenud elu jooksul. Aga see on isegi mingi rituaalne element on selles, et selles on midagi väga ilusat, jah. Kas on mingisugune saal ja mingi publik, kes nagu kuidagi eriliselt just ootab teie esitust ja kus teil on tunne, et vaat siin ma lähen ja vaat siin kuidagi eriliselt hea on meil mängida? Ei, mul ei ole sellist tunnet, et kuskil publik ootab midagi. Alati mulle tundub, et see publik tuleb enda poole võita kuidagi või pakkuda talle seda vähemalt, mida ta ootab. Või seda, milleks ta on sellele kontserdile tulnud. Ja ma olen täiesti kindel, et kui see mõnikord õnnestub, siis see tagab ka selle, et see sama inimene tuleb sinu järgmisele kontserdile. Vahel see õnnestub, vahel ei õnnestu, aga inimene on inimene ja kõigi nõrkustega, noh, tervis, kõik siin mängib rolli, aga üldiselt jah, ma arvan, et võib-olla publik jumaldab siis niisuguseid täielikke juba super-megastaare, kelle puhul neil piisab nende nägemisest ainult, et nad viia juba endast välja. Aga üldjuhul tavaliste muusikute puhul jah, ma arvan, et see publik tuleb enda poole alati saada. Ühe raske küsimuse tahaks ka küsida, et kui vaadata kontsertelu võib-olla, ma ei tea, 50 aastat tagasi, siis me näeme Richter ja kõik sellised, kellest me kuidagi väga lugu peame. Kuidas võrrelda nüüd praeguse ajaga? Kas see music industry on mõjutanud heas või halvas suunas seda kontsertelu praegu? Saab üldse niimoodi öelda kuidagi? Mul on seda raske öelda, sest ma ise olen ju ka teatud juba vanuses inimene ja vahel ma kardan, et ma ei mõtleks seda viisi, et siis oli rohi rohelisem ja päike kuidagi eredam. Mulle tegelikult väga meeldivad ka vanema aja lindistused. Mul on väga hea meel, et need on olemas ja eriti seda, mis puudutab lauljaid ja muidugi ka pianiste. Ja ma iga kord siis küsin endalt, et see tunne ikka vist on õige, et tegelikult midagi on läinud kaotsi. Võib-olla mingisugune esinejate perfektsus, mitte ka iga kord ja kõikjal, on edasi arenenud, aga millest nagu on puudu sellisest isiksusest ja tema julgusest. Tema julgusest teha kuidagi omamoodi, aga teha seda mitte lihtsalt, et ma nüüd teen teistmoodi, vaid et ta kuidagi väga loomulikult jõuab selle mingi sisemise arengu tulemusena ja et see industry, nagu sa ütled, võimaldaks ka tal seda teha. Aga mulle tundub siiski praegu, et järjest väheneb see nende inimeste hulk,
kes on lavadel ja keda teatakse. Selles mõttes, et kui sa vaatad vanema aja pianistide põlvkondi või lauljaid, eriti näiteks ooperilauljaid, siis neid oli ju väga-väga palju ja nad kõik olid ülikõrgel tasemel. Nad igaüks olid omamoodi isiksused. Seda tüüpi tegevuses lubati suuremat erisust, aga nüüd jah, on väga selge fokusseerumine mingitele supertippudele ja nagu sa vihjasid toodetele, jah. Aga muidugi see siiski sugugi ei takista selliste artistid olemas nagu Marta Argerich või Pletnjov, kuigi nad ei ole enam esimeses nooruses. Aga mul on väga raske siin mingit hinnangut anda, sest see, mis mulle meeldib või see, mida mina hindan, see ei pea ju olema see, mis meeldib laiadele inimhulkadele või publikule. Ja mul on ka praegu võimalik leida sellest massist ja sellest kõigest, mis toimub üles just see, mis minul on huvitav, mida mina naudin, et ühest küljest on ju kosta ka kõikvõimalikke dramaatilisi hinnanguid, et jah, et kõik selle asjaga on lõpp ja et see kõik on üks tööstus ja marketing. Aga ma siiski usun, et igasugune inimtegevus, ta käib kuidagi pendlilaadselt, toimib. Et võib-olla kuskilt kasvavad juba mingid uued idud, mis siis lasevad mingil teistmoodi mõtlemisel ja teistmoodi tundmusel ja tundmisel välja kosta, välja paista. Nii et jah, sa nüüd küsisid, ma vajusin hästi laiali oma jutuga, aga ei, ma arvan, et selles mõttes on ju kõik okei. Te olete olnud ka palju konkursside žüriis. Kas saab kuidagi üldistada ja mulle nii salaja öelda, et milline pianist võidab? Mis repertuaari peab valima? Tänapäeva žüriid on päris imelikud, kuna tegelikult tänapäeva ühiskonnas üldse ju otsitakse seda nii-öelda läbipaistvust, üheselt mõistetavust ja subjektiivsuse taandamist minimaalsele tasemele, siis loomulikult kunsti puhul kuidagi jääda 100% objektiivseks on ju vist võimatu, sest iga kuulaja, iga ka žürii liige võtab ju seda vastu läbi oma prisma. Ja miks ma seda räägin, on see, et tänu nendele väga demokraatlikule hääletussüsteemidele olen ma näiteks vähemalt 2 korral. Üks oli siis MyLind kilpailu või competition, väga kõrgetasemeline rahvusvaheline konkurss Helsingis, selle žüriis, kui lõpptulemused, siis kui nad selle matemaatilise summa või selle hääletus, siis kõik lihtsalt olid hämmingus, et mis žürii liikmed. Et tegelikult seda tulemust ei tahtnud mitte ükski žürii liikmetest, aga kuna me ei tohtinud omavahel midagi rääkida, arutada, siis tegelikult see oli üks ja teine kord täpselt sama üllatus juhtus Manchesteris, selles rahvusvahelisel Manchesteri pianistide konkursil, kus ka jäi ainult see kuiv matemaatika ja siis tõesti need lõpptulemused kujunesid selliselt, et võib-olla selliseid tulemusi keegi ei olekski soovinud. Ja konkursid muidugi, üks tore juhtum on mul meeles, see oli Glasgow's, ka just seal oli žürii liikmena tuli veel anda niisugust feedbacki siis osalejatele ja kuna ma olen ikkagi ka õppejõud, siis ma pidasin vajalikuks öelda seda, mida ma arvan ja üks Itaalia noormees siis lausa vihastas mu peale, kuna kõik teised žürii liikmed ütlesid talle, et tema mäng neile väga meeldis, aga ta ei olnud saanud teise vooru ja mina siis oma arust tahtsin talle põhjendada, miks ta siis ei saanud sinna teise vooru ja loomulikult ühe žürii liikme hindest ei piisa selleks, et mitte lasta inimest edasi. Ja selle minu jutu peale ta siis pahvadas ja ütles, nüüd ma tean, kes mulle siis vee peale umbes selles žüriis, et nüüd ma igatahes olen alati olnud pärast seda ettevaatlikum siis seda vastuga ja osalejatele andes, aga niimoodi see asi tänapäeval on ja eks inimeste subjektiivsuse ja professionaalsuse
ja asjatundmise vastu ju kogu aeg seda usaldust ju isegi võib-olla üritatakse vähendada. Usutakse, et kõike on võimalik mõõta kuidagi mingisuguste kriteeriumide välja kirjutatud mingisuguste nõuetega või selle tegevuse kirjeldusega. Ja see inimene, kes on aastakümneid tegelnud sellel alal, et võib-olla see tema teadmine ikkagi ei ole päris see, mida tasuks usaldada. Ja see on võib-olla ka üks põhjus, miks taotledes siis ühest küljest loomulikult seda läbipaistvust ja demokraatlikkust tegelikult kaotatakse, milleks siis üldse kutsuda neid oma ala austatud professionaale sinna, kui nad tegelikult ei usaldata nende objektiivsust. Samas loomulikult alati juhtub ju konkurssidel ka seda, et toetatakse kas oma õpilast või oma riigi esindajat ja tegelikult siin ju mingit suurepärast lahendust kunagi ei tulegi, sest et ma ei tea ühtki konkurssi, mille tulemustega kõik rahule jääksid. Et lihtsalt me peame võtma seda olukorda nii, nagu ta on ja see kasu, mida noored tegelikult nendes konkurssides osaledes saavad, on just see, mille nimel neid peabki korraldama. See treening, see enda proovile panek kõige ekstreemsemates tingimustes, need kogemused, need kõik kuluvad pärast lavaelus marjaks ära. Kuna te olete rektor mina tahaks öelda, et meie Eesti kõige olulisemas majas, siis mul tuleb meelde see olukord, kui Londonit kunagi pommitati ja siis taheti kultuurirahastust võtta vähemaks ja siis Winston Churchill olla öelnud, et me ei võta kultuurirahastust vähemaks, et kui meil ei ole kultuuri, siis meil ei ole millegi nimel võidelda. Et millisena siis Eesti muusikaelu nüüd 100 aasta pärast võiks välja näha ideaalis? No siin on kaks aspekti. Kui me räägime nüüd Muusika- ja Teatriakadeemiast, siis see ei ole ainult ju kultuuriraha, vaid eelkõige tuleb see rahastus Haridus- ja Teadusministeeriumist, aga loomulikult see tulemus, mille nimel me töötame, see tegelikult on ikkagi Eesti kultuuri, ma nii võimsalt ei ütle, aga ma ütlen Eesti muusika- ja teatrikultuuri tulevik. Ja seetõttu loomulikult ju ootame seda, et see akadeemia on akadeemia selles sõna kõige paremas tähenduses, et ta genereerib kogu aeg mingit energiat, mingisugust uut mõtlemist, veelgi kõrgemat professionaalsust, annab veelgi parema hariduse, on koduks veelgi rohkematele ja veel parematele Eesti muusikutele, heliloojatele, teadlastele. Et kui see eesmärk saab täidetud, siis ma arvan, et ka 100 aasta pärast on Eesti muusikakultuur midagi ja teatrikultuur, mille vajalikkust mõistab ka ühiskond ja on midagi, mida pakkuda ka kogu maailmale. Kas on mingisugused muusikapalad, kas siis helikandjal või noodis, mida te sellisel, nagu suvalisel pühapäeval või hommikul noodist loete? Kas on nüüd mingisugune väiksed palad või on üldse sellised palad? Ei, ma niimoodi noodist lugema, aga vahel ma lihtsalt mängin siis midagi, mis mul juba on peas. Mis see on? Mingeid lõike, siit lõike, sealt võib-olla nad on ikkagi ka kuidagi harjutamisega seotud, et ma proovin, kas mingi koht veel tuleb välja. Niimoodi hingele ma ise ei mängi, oma hingele ma ise kodus ei mängi, aga mulle väga meeldib muusikat kuulata ja selliseid palu, mida ma kuulata tahan, neid on ikkagi väga palju. Ja vastavalt meeleolule ma siis neid ka valin. Kas on mingi pala, mida veel pole mänginud, aga väga tahaks veel mängida? Penderecki klaverikontsert. Jah, see on juba välja öeldud. Mul on tegelikult selliseid lugusid küll, mida ma olen isegi ära õppinud. Aga ma olen neid mänginud võib-olla siis mingitel kinnisematel üritustel või ka eksamitel, aga pole julgenud avalikkuse ette viia. Näiteks Chopini F-moll ballaad, Barcarool ja eks neid on veel ja veel. Ega mul ei ole ka praegu enam tegelikult päris kindlust, et ma tahaks ja julgeks neid laval mängida. Aga neid, mida ma julgen, on ka, neid tükke on päris palju. Mida ma tahaksin veel mängida kindlasti?
Väga palju, ma ei hakka sulle neid ükshaaval üles lugema. Kirjutame hiljem ja paneme kodulehele. Ja see on tegelikult selline info, millega ei ole midagi peale hakatud. Niikuinii. Ma ühes intervjuus olen kuulnud, et teie suur unistus oli teha kunagi autojuhiload. Kas selles suunas on ka mingid arenguid? Kahjuks need arengud on peatunud. Mingi aeg ma käisin Niguliste autokoolis. Mina ka. Ja sina said load, eks ole. No jah. Ja see oli võib-olla juba hästi ammu, üle 10 aasta tagasi. Ja kuidagi midagi tuli jälle vahele ja see jäi pooleli. Ma siiski päris seda unistust maha ei ole matnud, aga tegelikult elule annabki just maitse ja selle niisuguse magususe just see, kui sul on neid unistusi. Kui sa need unistused kõik ära täidad, siis nii et võib-olla see jääbki üheks selliseks unistuseks. Aga kunagi ei ole hilja. Ühe sellise tagasihüppe ma veel teeksin, mida ma enne unustasin küsida, et ma kuulsin, et Metteri need laulud, mida te hästi palju esitasite Vorostovskiga, et need leidsitegi teie repertuaari. Ei, no ma midagi ei leidnud neid. Need ju kõik teavad, et need laulud on olemas, aga mina olin see, kes siis need soovitas ja talle veenis teda need ära õppima, sest nad on küllaltki ebamugavad ja rasked. Ja algusprotsess oli muidugi üpris valulik, aga lõpuks ta oli väga õnnelik, et ta neid laulis. Ja nüüd veel Beethoveni aasta 250. Miks me nii palju Beethovenist räägime? Ka raske öelda. Eks iga ühe jaoks on Beethoven kuidagi eriline või omamoodi. Esiteks, klaverimängijate jaoks on Beethoven ju selline ookean. Võib elada oma terve elu niimoodi, et ei mängi üldse mitte midagi muud peale Beethoven. Ja seal jätkub veel rohkemgi. Et see on võib-olla üks niisugune aspekt, miks klaverimängijad temasse nii suhtuvad. Siis teiseks, minu jaoks on väga oluline see tema mingisugune iseseisvus või vabaduse janu. Me ju teame, et tõepoolest isiksusena ta ka selline oli. Te teate kõike neid kristomaatilisi juhtumid seoses Goethega ja nii edasi. Aga see on tema muusikas ka kahtlemata olemas. See on mingisugune ma ei taha hästi nüüd pateetiline olla, aga hümn vabadusele kohati, hümn millelegi inimeseks olemisele, sellisele sirgeselgsusele. See on võib-olla see, mida mina sealt leian. Seal on ka väga palju muud. Seal on religioosset hardumust, seal on filosoofilist sügavust. Tema looming tegi ju läbi tohutu arengu. Ja see teekond, mida me temaga koos saame ikka ja jälle, kas või tema klaaverisonaate mängides 1. kuni 32. koos käia, et see on nii haarav ja nii kõike hõlmav ja pakkuv, et juba see teeb temast ühe niisuguse erilise nähtuse muusika ajaloos. Aga ma tean ka inimesi, kes ei kannatas Beethoveni muusikat üldse. Ja need on professionaalsed muusikud. Nii et see on ka selline maitse asi, aga muidugi, kui te kuulate Beethoveni sümfooniaid, siis need on ju ikkagi, seal on väga palju seda, mis paneb sügavamalt elu üle järele mõtlema ja ma arvan, et ikkagi pärast iga kord, kui oled Beethoveni 9. sümfoonia näiteks ära kuulanud, siis just elavas ettekandes ja kui see on parajasti just ka hästi ette kantud, siis saalist püsti tõustes tunned, et ma olen pisut teistsugune inimene kui enne, kui ma sinna tulin. Ja see on just see, mis minu arvates teeb Beethovenist niisuguse erilise nähtuse. Ja Tubinat olete ka palju esitanud ja Tubina aasta tuleb ka. Kuidas siis Tubina muusika niivõrd eriline on? Tubina muusika on üli Eesti muusika ja seetõttu on ta muidugi igale eestlasele või Eesti muusikule või eriti Eesti pianistile peab olema seal koht tema südames igal juhul Tubina jaoks kindlasti olemas. Ma arvan, et tema ballaadi peab küll iga Eesti pianist mängima. Ja kui me mõtleme veel selle peale, et ma arvan, et Eesti klaverimuusika kõige väljapaistvam teos pärineb ka tema sulest, ehk siis Virmaliste sonaat, siis kindlasti on väga palju seda, miks meie just eriti peame teda
hindama ja otsima sealt nii oma juuri kui oma hingi kui ka seda oma olemust. Aga miks ma seda eestilikkust just rõhutan? Ma mäletan just õpingute ajal. Ma mängisin tema tsüklit 4 rahvaviisi minu kodumaalt, mis on kirjutatud, eks ole, Paguluses. Ja need teosed on ju ilusad sellised, aga tegelikult seal on tunda seda valu või igatsust. Ja ma mängisin neid ette oma professoril Vera Kornostajeval. Ja kuidagi väga sellise tundega, et ma näitan talle midagi erakordset, ilusat. Ja siis ma sain äkki aru, et ta ei saanud neist tükkidest midagi aru. Et selleks, et muidugi on ka kergemini mõistetavamat muusikat tubinal, sümfoonilist ja ka see virmaliste sonaat, ma arvan, et ehk jõuab niisugusele rahvusvahelise publikuni kergemini, aga siis see oli mulle ka üks niisuguseks signaaliks, et see on väga eestilik muusika eestlasele. Ja võib-olla keegi näeb seda hoopis teisiti, aga kuna tubina jaoks on see niivõrd oluline aspekt olnud alati ja see tema muusikas on kogu aeg olemas. Heino Eller juba ütles, et tema muusikale on omane Eesti iseloom. Siis kuigi seda Tubin ise ei ole öelnud, siis ma arvan, et tubina muusikas on see täpselt samuti olemas. Mihkel Poll mängis pianisti Liiso Virsalaatsele seda sama virmaliste sonaati ja alguses ma kuulsin ka, et Virsalaatse nagu ei saanud ka midagi. Eriti nagu ütlesid nii, aga lõpuks hakkas meeldima, aga huvitav oli see, et vastupidiselt, mida Mihkel Poll just arvas, kui ta mängis Artur Lemba loomingut Virsalaatse, siis Virsalaatse arvas, et see on täitsa kena muusika. Artur Lemba ju tegelikult on hoopis teise mõõtme ja hoopis teise ajastu, kuigi tegelikult aastate poolest mitte nii erineva ajastu helilooja. Temast tegelikult me ka kahjuks vähe ikkagi peame. Tema on ju see pianist, kes tegi peadpööritava karjääri veel Peterburis. Ja tema on see inimene olnud, kes, ma ei tea, kas sa tead seda Peterburi Filharmoonia suurt saali, tolleaegne aadlikogu, väga suur saal, kui ta tegi kontserti ja siis kuulutusele lihtsalt kirjutatud ainult Lemba. Ja sellest piisas, et see saal oli puupüsti täis ja välja müüdud. Ja tegelikult on see ka üks meie legend. Ja tema muusika on tõesti ilus ja seal on väga palju kõike, eriti just klaverimängija jaoks, aga muidugi ta paigutub teise konteksti kui nüüd tubina muusika. Aga ega me ei peagi neid kuidagi omavahel võrdlema või ütlema, kumb on parem või kumb on halvem. See olekski rumal. Aga jah, see, mida on meile jätnud tubin, see on nii mõõtmatu. Et ma arvan, et selles selgusele jõudmiseks ja selle muusika läbi uurimiseks, läbi arutamiseks, läbi mängimiseks ja omaseks tegemisele kulub veel mitme põlvkonna tööd. Me rääkisime siin just nendest läbimurdnud pianistidest nagu Lemba ja tegelikult ka ju teie. Meil on niisugune noori vaatajaid palju. Mida siis peab 21. sajandi noor muusik, kes praegu palju harjutab, mida ta peab tegema, et karjääri läbi murda ja heaks suureks kunstnikuks saada? Kui seda nüüd teaks, siis ma oleks seda juba öelnud väga paljudele. Ja nad kõik oleksid juba ennast Carnegie Halli lavale soolokontsertiks läbi murdnud. Aga ma arvan, et kõige tähtsam on ikkagi töö. Et kui inimesel on antud see anne ja ta saab aru, et see tal on ja ta oskab seda saadud kingitust hinnata, siis tal tuleb väga paljust loobuda ja see anne tuleb lihvida lõpuni välja. Kui kõik õnnestub ja inimene pääseb siis elama niisugust artisti elu, siis see, mis ta tagasi saab, see on ka muidugi erakordne. Nii et ma arvan, kindlasti ühelgi oma elu muusikale pühendanud, kaugele jõudnud muusikul kindlasti kahju nendest aastatest ei ole. Aga ega mingit nippi ei ole, see on töö, see on pühendumus, see on kogu aeg edasiminek.
harjutamine, proovimine, ebaõnnestumine, edasi arenemine, järelduste tegemine, endasse uskumine. Ja tegelikult võib-olla kõige tähtsam on selleks X hetkeks valmis olemine. See tähendab seda, et sa kunagi ei tea, millal tuleb see kohtumine, millal tuleb see pakkumine, millest võib alata sinu maailmakarjäär või karjäär, mis karjäär iganes. Kui sa ei ole kogu aeg valmis enne olnud näiteks 10 aastat, 15 aastat, siis sa sel hetkel ka ei ole valmis, kui see pakkumine sulle tuleb. Et seetõttu see on natuke niisugune pimedas pingutamine, aga see nõuab sellist andumust. Ja õnnest rääkides, jälle tooksin näiteks Montserrat Caballé, kes oli kunagi see fastened contract, kuidas seda nimetatakse, alalise lepinguga Müncheni ooperiteatri solist. See on nagu see alaline leping on siis see, millest siis tavaliselt laulja alustab ja kõik unistavad selleks, et nad saaksid selle üles öelda ja siis freelancerina ümber maailma ringi sõita ja siis teatrites erinevaid projekte teha. Ja ta on teinud sellel ajal plaadi, mis on täpselt see sama Caballé, kes ta oli ka hiljem, kui ta oli maailma kuulus kõikide ooperilavade kuninganna. Aga jah, tuli lihtsalt üks hetk, kui ta pidi asendama Marilyn Horni ja kuna ta tegi seda sellisel tasemel, siis järgmine päev oli ta maailma kuulus laulja. Sama oli ka Kvorostovskiga. Jah, tõepoolest Nõukogude Liidus teati, et see on niisugune väga super laulja, aga pärast seda võitu järgmine päev oli ta maailma kuulus laulja. Juba nädala pärast laulis Pavarottiga. Et võib-olla jah, see saladus ongi see, et sa oled kogu aeg valmis ja ootad seda hetke. Ja kui ta siis tuleb, siis sa pead olema kõrgeimal võimalikul tasemel. Ja kui see õnnestub, siis sealt algabki. Ma väga tänan teid selle vestluse eest. Viimane küsimus ainult, et kui nüüd nädala lõpp, mida teeb professor ja rektor ja pianist Ivar Ilja nüüd nädala lõpul? Kas ma kohe kirjeldan seda, mis ma tegin? Täppi peal. Kuna täna oli pühapäev, siis ma kasutasin seda aega, et ma installeerisin oma arvutisse Debiani operatsioonisüsteemi ja kolisin oma eelmise majanduse sellesse uude ja seadistasin siis kõikvõimalikke teenuseid selles. See oli üks tegevus. See võttis päris palju aega, aga nüüd homme tööle ma saan minna juba kaasaegse. See on siis Debian 10 Buster, mis ei ole küll, mis on väga stabiilne, ta ei ole küll nende viimaste tarkvara uuendustega, neid sinna ei panda, aga ta on väga töökindel. Sellega ma tegelesin päris tükk aega ja siis sõrmitsesin ka seda Penderecki kontsert. Need olid siis põhilised tegevused täna pühapäeval. No teie tehnikahuvist muidugi võiksime rääkida veel kõvasti ja sellest põhjalikkusest. Aga me vist peaks laskma nüüd teil minna lihtsalt ka õhtut nautima. Ja suurepärane ilm, isegi ma võib-olla kasutan seda jalutamiseks. Suur aitäh tulemast, Ivar Ilja. Aitäh. Aitäh ka kõigile kuulajatele. See oli Spotlighti saade. Tervitame teid siit Maakri kvartalist ja kohtume juba järgmine nädal.